Tere, mina olen Ingi, olen sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht ja minuga on siin täna Marietta Alliksaar, kes on meie koolitusjuht. Tere! Ja me mõtlesime, et me filmime selle väikese videolõigu selleks, et sul oleks lihtsam otsustada, kas see juhiabi konkurss sind päriselt kõnetab, kas need tööülesanded võiksid olla midagi, mis sul silma särama panevad ja kuidas sa tunned, kas sa tahaksid meie tiimi kuuluda ja ennast ka hinnata, et kuidas sulle endale paistab, et kuidas sina siis meie sihtasutusse, meie missiooniga kokku kõlad, kuidas sa meie tiimi sobituksid. Ja mina räägiksin võib-olla alustuseks natukene sellest, kes mina olen, mis on minu lugu, jagaksin ka meie sihtasutuse lugu ja siis hea meelega annaksin ka kohe siit sõna Marietale üle. Mina olen igipõline kodanikuaktivist, ma olen terve elu teinud tööd väga suure südamega ja toimetanudki põhimõtteliselt kusagil kuues või rohkemaski kodanikuühenduses. Olen päris mitmete algatuste ellukutsuja ja vedur olnud. Palju aastaid ma pühendasin ennast Eesti pagulasabile, mille me Kristina Kallasega 2011 ellu kutsusime. Ja nüüd viimased aastad olengi 100-ga Kiusamisvaba Kooli ridades. Et tulin siis 2020 kõigepealt koostöösuhetejuhiks tegelema fundraisinguga ja siis 21 aasta lõpus astusin ka tegevjuhi kingadesse. Ja võib-olla siinkohal on ka paslik ära mainida, et meil on selline eriline sihtasutus, sest meie juhtimine toimub siis tandemjuhtimise põhimõttel, et minuga koos toimetab meie asutaja, üks meie asutajatest, Kristiina Treial, sisujuht ja me toimetame siis tandemjuhtimise põhimõttel. Võib-olla siis ka natukene meie sihtasutusest ja meie missioonist lähemalt, et me sel aastal tähistame siis oma 10. juubelit. Nii et see on päris eriline aasta, et juubeli aasta. Meil on väga kihvtid sündmused juba selja taga veebiaktus meie Kiva koolide õpilastele, lausa 43 000 õpilast oli selle sihtgrupiks ja nende koolipered, õpetajad ja osaliselt ka lapsevanemad. Et väga suure skaalaga sündmus. Samuti siis sel aastal on juba toimunud väga äge plakatikonkurss meie koolidele ja ees saab olema tänugala, et novembris korraldame Proto avastustehases suurejoonelise tõeliselt ägeda tänugala nendele inimestele ja ettevõtjatele, organisatsioonidele, kes kõikide nende aastate jooksul on meile hoogu andnud ja kui sa tuled meie ridadesse juhiabiks, siis sina saad ka olema üks selle gala korraldajatest. Nii et see on üks selline konkreetne tööülesanne, mida juba saab välja tuua. Ja ühesõnaga 10 aastat kogemust ja mis mulle tõeliselt meeldib meie vabaühenduse puhul on see, et meil on hästi tugev selgroog, et me mitte lihtsalt ei rapsi, et ütleme, et võib-olla kogemus võrdlus mõningate teiste vabaühendustega on selline, et missioon on samavõrra paigas ja tugev, aga võib-olla need vahendid, et kuidas me selleni jõuame, on mõnevõrra rohkem juhuslikumad. Et näiteks rohkem projektikonkurssidest lähtuvad, mis rahastusvõimalused parasjagu on ja siis leiame mingi meetodi. Meie puhul on hästi selgelt paigas kõik need 10 aastat. Meie lähenemine on see, et me tahame vähendada kiusamist Eesti koolides, me tahame seda teha süsteemselt, me tahame seda teha teadus- ja tõenduspõhiselt, me tahame anda koolidele õnge selleks, et nemad ise püüaksid selle kala välja, ehk siis mida me ei tee, me ei lähe koolidesse näiteks ise tegema mingeid töötube lastele, vaid me õpetame koole välja, kuidas järjepidevalt 1.–9. klassini süsteemselt nii kiusamist ennetada, kui ka kuidas tegeleda siis juba tekkinud kiusamisjuhtumitega nii, et kõik osapooled jääksid selles võimalikult terveks ja et see saaks lahendatud. Ja selleks me siis valisime juba 10 aastat tagasi välja Kiva programmi, mis on maailmas saanud väga palju tunnustust ja on teadaolevalt üks kõige just süsteemsemaid ja teadus- ja tõenduspõhisemaid lähenemisi selleks, et kiusamist vähendada. Ja oleme püsinud sellel rakursil, oleme tänaseks viinud Kiva juba veerandisse Eesti koolidesse, ehk siis 120 kooli õppekohta on meie võrgustiku liikmed, nii et see on juba päris magus tulemus, aga meie ambitsioon on väga kõrge. Me tahaksime ikka laieneda rohkematesse koolidesse, pakkudes samal ajal ikkagi ka sellist väärt kvaliteetset tuge, sest ega see töö ei ole lihtne. Me ootame koolidelt palju, sest kiusamist lihtsalt ei saa vähendada juhuslike ühekordsete tegevuste kaudu. Ja samuti siis meie ambitsioon on ka ühiskonnas laiemalt siis
jõuda selleni, et kiusamist võetaks väga tõsise vaimse tervise kahjustajana ja et tekiksid erinevatel sihtgruppidel need oskused siis, et kuidas kiusamist vähendada, kuidas sekkuda. Nii et võib-olla siis see oli selline kotkapilgu vaade meie sihtasutusele, meie missioonile. Hea meelega ma küsiks Marietta sinult, et mis on sinu lugu? Mina olen Kiusamisvaba kooli sihtasutuse koolitusjuht, aga eelnevalt olen ma siis olnud hariduses täitsa mitu aastat. Hariduselt olen ma religioonipedagoog ja enne seda töötasin ma siis koolis nii klassiõpetajana kui inglise keele õpetajana. Ma olen Noored kooli programmi vilistlane. Nii et see on hariduses, ma olen toimetanud siis juba täitsa nagu mõnda aega sihtasutuses lühemalt. Aga... Ja mida sa sihtasutuses teed, mis sinu roll on? Mina koolitusjuhina minu vastutada ongi siis kogu koolitusosakond. Peamiselt tähendab see siis koolituste korraldamist, ka meie mõttes suurürituste korraldamist, just nende mainitud kivakoolide selles mõttes kaudset toetamist, et mina olen võib-olla siis see nagu vedur seal taga, keda me ei näe, et meil on ka mentorid, kes on siis siuksed tublid toetajad, aga mina olen siis see, kes korraldab, aitab koolitusi korraldada, suhtleb, aga ka koolitusvõrgu siis siuke hoidmine, arendamine, et see on minu roll sihtasutuses. Et mis on see, mis paneb sul silma särama, et võib-olla kui sa ka võrdled varasemate töökohtadega, et mis sulle tundub, et mis on meie sihtasutuse puhul eriline, et miks keegi, kes praegu seda klippi vaatab, võiks tunda, et ohoo, et sellises töökohas tahaksin minagi töötada? Ma arvan, et siin on, üks asi on see, mida sa juba mainisid, on see, et me teeme missiooniga tööd, et see on töö, mis on päriselt ka, kuna meie üks väärtustest on teadus- ja tõenduspõhisus, siis see on töö, me päriselt aitame koolides ennetada seda kiusamisprobleemi ja meil on ka tegelikult on olemas statistika, mis näitab, et see töötab, et me lihtsalt ei rahmelda nagu niisama, vaid meil päriselt ka see töötab. Et see on üks osa sellest tööst, mis mind vaimustama paneb, aga teine osa, ma pean tõesti ütlema, et meil on hästi tilluke tiim, aga meie tiim on siuke, ma tõesti, kunagi me küsisime, et millised loomad meil kuidagi öeldi, et millise loom seostub meile sihtasutusega, siis minu meelest me mõlemad ütlesime sipelgas, sest sipelgas suudab tõsta enda nagu keharaskusest täiesti nagu metsikus koguses palju rohkem. Ja et see, et meil on hästi tilluke tiim, aga see nagu õlg-õla tunne on hästi tugev, et see on asi, mis on nagu meie tiimi juures tõesti, tiim on üks osa, mis on minu jaoks nagu väga-väga oluline. Mulle tundub, et meil on harjumus öelda, et meil on tilluke tiim, kuigi tegelikult meid on juba 11 ja kui sina tuled ka meie kampa, meid saab olema juba 12. Aga millest see võib tulla on see, et võrreldes sellega, mida me teeme ja saavutame, see kuhi tegelikult, see mägi, mille otsa me juba oleme jõudnud ja need mäed, mida me veel tahame vallutada, need on nii suured, et võib-olla sellega võrreldes tundub, et see 11 inimest on nagu mitmed uued tiimiliikmed ongi öelnud, et lihtsalt neil on selline vau-efekt, et päriselt, et ma arvasin kogu aeg, et kõik see, mis välja paistab, kuna me ka viimastel aastatel oleme aina rohkem ka avalikus ruumis ja meediaruumis nähtavad, et ma arvasin, et teid on nii palju rohkem. Ja absoluutselt. Kõik need kas või näiteks Valgusküla, see, mis me tegime, minu meelest oli nagu väga äge. Aga millisena sina meie tiimi näed? Mulle tundub, et meie tiim on äärmiselt kõrge missioonitundega, et see on tõesti midagi, mis meid iga ühte läbivalt puudutab ja ühendab, et see, miks me seda tööd teeme, ma arvan, mitte kellegi puhul ei tule esmalt välja see, et mul on vaja ju leiba teenida, mis ju tihtipeale inimestel, kes tööl käivad, ikkagi on see esmane motivaator, on ju. Et ikkagi see esmane soov on maailma parandada, teha seda väga, väga konkreetses nišis, haridusvaldkonnas, aidates siis meie laste ja noorte vaimset tervist paremale järjele, mis ikkagi viimastel aastatel, eriti koroonast saati ja see on ju veerenud nagu ainult selliste suureks kobarkriisiks kokku, on ju, et sellest saati on ikkagi päris kõva paugu saanud ja me näeme seda siin valdkonnas töötades, nii et see on tõesti nagu see,
et me teame, et see probleem on äärmiselt terav, aga me teame ka, et vähemalt mingi nurga alt on lahendus olemas. Ja kuna me teame, et see lahendus on olemas, siis meil on see seesmine põlemine, et me tahame siin muutust saavutada ja see tõmbab nagu selle tiimi niimoodi uhinaga käima. Aga kuidas sulle tundub, et mis on veel meie tiimile omane lisaks sellisele kõrgele missioonitundele ja pühendumusele? Kui ma mõtlen meie tiimi peale, siis ma mõtlen ka selle peale tegelikult, et millised inimesed meil on ja võib-olla ka see, mida me siis sinult ootame, kes sa meile kandideerid, on see, et meie tiimis on ka hästi siuksed nagu ägedad ja siuksed ennastjuhtivad inimesed. Ja see on minu jaoks ka nagu see oluline osa, et kui küsida, et mis mulle meie tiimi juures meeldib või mis mulle meeldib meie sihtasutuse juures, siis see on ka minu meelest see oluline osa, et tegelikult kuivõrd paindlik see töö on, kuivõrd palju sul on võimalik ise otsustada ja selles mõttes tänu sellele ka ise vastutada, et ma selles mõttes oma varasemas tööelus ei ole nagu niimoodi seda paindlikkust sellisel kujul kogenud, et päriselt ka sa saadki oma päeva niimoodi ise planeerida, ise korraldada, et see on minu jaoks hästi-hästi suur väärtus. Kuidas sina seda, või mõtlengi, et kuna me oleme ka kaudtöine tiim, et kuidas sina seda nagu näed? Ma arvan, et meil see isejuhtimise võime, see on midagi, mis on hästi elementaarne, et see meil kõigil on, sest teisiti see tõesti ei toimiks, sest nagu Marietta ütles, me oleme kaugtöine tiim, me oleme seda kõik need 10 aastat olnud, see ei ole ainult koroona mõju olnud, me oleme nende aastatega ka väga head praktikat välja töötanud selleks, et see süsteem ikkagi toimiks, eriti kasvavas tiimis. Nii et meil on siin päris mitmeid selliseid tõesti nagu häid traditsioone juba, kuidas me neid asju korraldame. Meil on mõnes mõttes võib öelda ka selline hübriidtiim, sellepärast, et meil aina enam on Tartusse tekkinud punt, ka praegu filmime siin Tartus Toomemäelt, aga samas meil on ka inimesi Tallinnas, Pärnus ja ka Viljandis. Ja me tuleme ikkagi vähemalt kord kuus päriselt kokku, sest see on selle tiimi tunnetuse kokkukõlamise mõttes ikkagi hästi oluline, et me aeg-ajalt ikkagi päriselt näeksime. Viimasel ajal isegi rohkem kui mõned korrad kuus. Aga see eeldab ka tegelikult meie tiimiliikmetelt seda, et see igapäevane tööelu, et see sobib, et sa toimetad kodukontoris ja et sa ikkagi, nagu Marietta ütles, et ise otsustad, et milline mu see tänane päev täpsemalt välja näeb, sest sul ei ole kedagi näpuga kõrval näitamas, et tee seda ja tee nüüd nii, on ju, et sa ei saa nagu kohe hoobilt minna kõrval kabinetti või ruumis hõigata, et hei, et räägime korraks selle asja läbi, nii et see eeldab rohkem planeerimist ja see eeldabki tõesti nagu öeldakse, et kaugtöises tiimis on vaikimine hõbe ja rääkimine kuld. Et sa pead väga palju seda forseerima, et rohkem telefoni võtma, rohkem kirju kirjutama kui võib-olla päris kontoris. Ja samas ma muidugi ütleksin seda, et ikkagi kui on küsimus või mure, et siis seda mina ei ole küll kunagi kordagi tunnetanud, et sa jääd kuidagi nagu kõrvale või abita, et selles mõttes see osa on ikkagi väga selgelt on olemas, et see toetus on väga selgelt olemas, aga tõesti nagu sa ka mainisid, siis see, et sa oledki ennast juhtiv ja teedki neid otsuseid ise, et see on muidugi nagu meie tiimiliikmetele hästi-hästi omane. Just, ja kui sa tuled meie tiimi, meie juhi abiks, siis mina saangi olema sinu nii-öelda esmane kontakt, et muidu meil on alati sellised sisseelamisplaanid tiimiliikmetele, kus tiimiliige saab endale mentori kellegi tiimiliikmete seast, aga siis antud juhul oleks selge see, et mina saaks olema sinu mentor ja selline igapäevane lähim kaaslane, kellega neid asju ajada ja rääkida. See, et mina olen Tartus, see ei tähenda, et ka sina pead olema Tartus, kuigi see võib olla selline mugav variant, aga saame ka teisiti asju korraldada. Me natukene oleme rääkinud juba sellest, et võib-olla millist inimest me otsime, et ennast juhtiv, et see on käinud mitu korda läbi, aga Ingi, millise kui sina enda vaatest, milline võiks olla see inimene, keda me oma tiimi tahaksime või otsime? Just, et kui sa tunned ennast selles kirjelduses ära, siis ma arvan, sa oled täiesti õiges kohas ja võiksid kindlasti esitada oma CV ja motivatsioonikirja, et ühesõnaga tõesti sai mainitud see esiteks kõrge ennastjuhtivus, siis mis on väga oluline juhiabi positsioonis on see, et sa
oleksid nagu kala vees, mis puudutab multitaskimist, sest natuke inetussõna kahjuks sellel vist eesti keeles ei ole veel head vastet olemas, aga see point, see mõte, ma arvan, on selge, et juhiabi laual saab olema päris seinast seina ülesandeid ja kuigi kindlasti ma annaksin endast parima, et struktureerida seda ja ikkagi, et me koos saame läbi arutada, mis on prioriteedid, millises ajavahemikus, ma mõtlen nagu suuremate perioodide mõttes, millele rohkem tähelepanu pöörata, siis ikkagi selline igapäevane toimetamine on selline, et ikkagi oleks päris palju sinu endaga vastutada, on ju, ja siis orienteeruda sellel maastikul, et sul on seinast seina ülesanded, on ju, päris palju asju võib korraga sees olla, et see peab olema selline nagu sinu jaoks mõnus, mitte see, mis ajab väga kõrgelt stressi. Paljude inimeste jaoks multitaskimine ei ole sugugi mugav, aga ma arvan, me otsimegi sellist imeinimest, et juhiabide kohta ka tihti öeldakse, et hea juhiabi ongi imeinimene, et ongi see, kes suudab väga kiirelt ja palju toimetada, seda ise nautides ja on ka inimeste inimene. Et ma arvan, et oluline on nagu see, et sulle meeldib suhelda, et sa oled avatud loomuga ja võib-olla ka juhiabi kontekstis oluline isikuomadus on selline, et sulle meeldib hoolitseda, et sa oled see, kes pöörab tähelepanu detailidele, kes märkab teisi inimesi enda ümber, tahab neid rõõmustada. Ma arvan, et see on ka ikkagi päris oluline komplekt, mis võiks sinuga kaasa tulla. Ma just mõtlesin praegu, et sa mainisid seda, et natukene neid tööülesandeid tõesti on väga seinast seina ja need on meil kõikidel väga seinast seina, aga kui ma mõtlen kas või selle ühisosa peale, et minu töös on mingeid asju, mida ma teen tõesti igapäevaselt, kas või meilidele vastamine, kuidas sinu või et mis see ühisosa võiks olla, et mis on nagu need asjad, mida me ikkagi igapäevaselt nagu teeme, et mitte Ja nagu öeldud, siis meie selgroog on hästi paigas, et see missioon, et meie eesmärk on, et aina rohkem koole kasutaks Kiva programmi, et nad teeksid seda kvaliteetselt, me pakume selleks tuge koolituste näol, meil on Marjeta mainis ka enne mentoreid, meil on mentorite punt, kes siis toetab koole otse, meil on kommunikatsioonitiim, kes pakub veel lisatuge, et ütleme, et see meie sihtasutuse igapäevaelu tegelikult on paigas ja ega ta nii nagu palju ei nihku, et see on õige, et sa välja ütlesid, et tegelikult ikkagi see on ikkagi üsna stabiilne, et millega me tegeleme, on ju. Aga mis tüüpi ülesanded siis juhiabi laual näiteks oleksid, aga neid on tõesti seinast seina, et ma mainin ainult mõned ära, et meil on siis Tallinnas ja Tartus mõlemas on kontorid ja laod, et meil on võimalus käia kontoris, kuigi pigem inimesed eelistavad ikkagi kodukontorid, meil on seal üks laud, aga samuti on meil laod, mis vajavad haldamist, siis samuti saaks olema juhiabi laual erinevate heategevuslike koostööde ja ka hinnapakkumiste küsimine. Et üks meie sihtasutuse omapära on see, et me toimetame väga palju koostöös ettevõtetega. Meil on praeguseks päris suur ring, ikkagi kümneid ja kümneid ettevõtteid, kes toetavad meie tegevust kas tasuta või väga soodsate teenuste ja toodetega ja see on see, mille pärast me üldse saame niivõrd suurelt oma tegevust ellu viia, sest riigi toetus meile, me oleme Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilised partnerid, on pigem kesine, nii et see ongi nii-öelda meie võimalus ongi siis koostöös ettevõtetega ja ka sinu laual saaks näiteks olema uute koostööde leidmine, minuga koostöös, et sa ei pea ise seda nuputama ja siin on meil kogemust ka küllaga, kuidas seda teha, kuidas need lähenemised on, aga nende kirjade väljasaatmine ja sellised nagu lihtsamat tüüpi vastused, samuti nende, ütleme näiteks küsime koostööd mingisuguste kingituste auhindade jaoks, et nende kokkukogumine, selle logistika korraldamine, kindlasti ka lepingutega seonduv, et me iga aasta sõlmime oma koolidega hulk lepinguid, 120 lepingut on juba praeguseks või isegi sügisest uue lennuga saab neid mõnevõrra rohkem olema, et selline lepingu allkirjaringide korraldamine ja ka koolitusvaldkonnale toeks olemine tegelikult nende erinevate koolituste, me teeme baaskoolitusi, kogemusgruppe, suvekoole, talvekoole, nende erinevate koolituste sellise olme korraldamine. Koolituskohad peamiselt siis ja võib-olla siis catering ja sellised asjad, mis on
jah, olme on koolitustega seonduv olme nii-öelda. Koolitusolme. Et need ülesanded oleks tõesti üsna seinast seina, aga ma arvan, et see kuulutus ka annab juba täpsemalt infot ja kui sul on veel küsimusi, et mis siis ikkagi täpselt saaks olema laual, siis julgelt pöördu minu poole, kontaktid leiad kuulutusest. Me nüüd oleme tegelikult, ma võib-olla siin vaikselt ka otsi kokku tõmmates, me oleme rääkinud nii sellest nagu töökorraldusest, oleme rääkinud natukene oma tööst ja sellest, mis me ootame, aga ma arvan, tegelikult on ka hästi hea rääkida sellest, et mida me siis nagu pakume, et seda nagu meie nagu ägedat tiimi nagu selles mõttes see on juba nagu käinud läbi, aga kuidas veel, mis on meile veel oluline? Ma arvan, me pakumegi seda võimalust ennast teostada Eesti ühes kõige ägedamas vabaühenduses, et kindlasti juhi abil on ka väga palju võimalust kaasa rääkida, väga palju kujundada Eesti õpilaste tulevikku turvalisemaks, hoolivamaks ja teha seda sellistes tingimustes, et need on inimlikud ja mõnusad. Et ma arvan, miks tullakse tihtipeale ka erasektorist võib-olla kõrgema palga pealt meie juurde tööle, seda kogemust meil ikkagi on nende aastate jooksul, ongi see, et sa saad teha tööd, millel on päriselt tähendus ja sa saad seda teha paindlikes töötingimustes, sa saad seda teha kodukontorist enam-vähem endale sobival ajal ja kohas, palju iseotsustamise, tegutsemisõigust, need toetavad kolleegid, keda sa juba mainisid, et lihtsalt see tööõhkkond on hästi inimlik ja mõnus. Et kindlasti meil ei ole erilist hierarhiat, et meil on pigem selline flat juhtimispõhimõte, et ma arvan, et see on lihtsalt üks väga-väga mõnus koht, kus töötada, meie sihtasutus. Ma olen täiesti nõus. Tõesti. See oleks päris halb, kui sa praegu ütleks, et arva edasi, aga töötad arvavad teistmoodi. Tegelikult, jah. Aga okei, me oleme tõesti pikalt rääkinud, ma arvan, me plaanisime natuke lühemat, aga me ise läheme alati nii põlema nendest teemadest. Kas sul on midagi, mida oleks ikkagi oluline siinkohal veel välja öelda, mis võiks toetada otsustamisel, kas meile kandideerida juhi abiks? Ma tahaks tegelikult ikka tõesti välja tuua seda, et meil on päriselt ka nagu siiralt nii mõnus. Et selles mõttes see, et ma arvan, et see inimene, kes tuleb, et tõesti, et sa oled kohutavalt toetatud ja nagu väga-väga hoitud ja selles mõttes ma arvan, et see on ikkagi oluline asi, mida välja öelda. See on väga ilus, aga tööd peab ka tegema, et sellel asjal on nagu, et meil ei ole seda kohvituba, kuigi praegu on meil siin küll väga mõnus, aga ühesõnaga, et see peab olema ka tasakaalus, et vabadusega kaaseb vastutus. Õige, see on Marietta lemmiklause. Ja miks meil peabki nii mõnus olema, ongi lihtsalt sellepärast, et me ikkagi teeme väga tähenduslikku tööd. Me anname endast 102%, ma ütleks, ja et selleks, et selle ralliga ikkagi kaasas püsida, me peamegi mõtlema oma inimeste heaolu ja rõõmu peale, see on täiesti meil väärtus, heaolu ja rõõm, ja me paneme siia ka päris palju tegelikult auru. Võib-olla erilisematest asjadest, mida me oma tiimiliikmetele pakume, on mikrocoaching, ehk siis see on selle poole aasta teema olnud, ma arvan, me jätkame sellega sügisel ka, et kord nädalas siis saad erineva tiimiliikmega kas päriselt kokku või teed Zoomi, tihti teeme seda jalutades telefoni teel, et siis saab 15 minutit üks teist osapoolt coachida ja siis on vahetus ja meil on väike väljaõpe ka selleks, et kuidas neid coachimistehnikaid siis harjutada. Et ühesõnaga see on niisugune hea võimalus kaugtöises tiimis saada tiimiliikmetega rohkem tuttavaks, harjutada coachimist, sest see on tegelikult meie töös ka sellised päris head nagu pädevused ja ühesõnaga niisugune mõnus asi. Ja just see märksõna liikumine, et meid see aina rohkem inspireerib ja liikumisaasta on ka ja teeme siis päris palju koosolekuid ka liikumiskoosolekutena. Elame küll üle Eesti, aga läheme näiteks telefon näpus parki jalutama. Üks päev ma sain lausa 30 000 sammu vist niimoodi, nii et kuigi sai väga intensiivne tööpäev tehtud. Nii et tule meie tiimi ja saad veel mõnusalt terveks. Ootame sind. Ootame sind.